Ja tere tulemast siia Raassilla rahvakrossi hooaja viimasele etapile. Ainult üks probleem on. Kus rahvad on? Nii, et nagu see meie mehe laul on, et mul meeldib rooli keerata, kuid raha pole mul. Ja siis kaupmees ütles minule, no nii plada, kupita lada. Et tegelikult tõde on sellest väga kaugel ja meil on siin Rain Järveküla, kes siis uhkelt hoiab neid ägedaid retropille võistluses. Ja Rain, kohe esimene küsimus, et kas ei ole kiusatus, et võtad selle Bemmi, et mis sa ikka seda laadat, et ju kujutaks ette, et suur ettevõtmine? Jah, selles suhtes küll. Et ega neid tükke on täna nagu võtta väga nagu meeletult ei ole, aga samas midagi on saada. Aga sai siin aastaid sõidetud esivedu ja kõiki lääneautodega. Aga tundus, et see laada on nagu palju asjalikum. Konkurents on nagu ühtlasem. Mis selle masina võlu on, et kas ongi teatav selline robustsus, mis moodsamatel autodel ongi võib-olla ära kadunud? Jaa, selles suhtes ongi, see ei roolivõimu, ei mitte midagi, kõik on tavaline, et selles suhtes on nagu väga mugav. Väga mugav endaga sõita tegelikult. Ei ole ülearust jõudu ega midagi. Mainisid seda ka, et vist ma kujutaks ka ette, et võib-olla siin 15-20 aastat tagasi oli veel paremad lood sellega, aga tänapäeval vist on päris keeruline leida neid juba. Jaa, just ongi, kõik hullumad on kere detailid. Et mootori detail on väga palju, aga kere detailid on suht otsas. Et asjalikud asjad. Puudutab mootori detaile, ma vaatan, et kui siin laadad Bemmidega nagu stardis kõrvuti on, et üks koht, kus reaalselt Bemmidel ära tehakse, ongi start, et mootorite koha pealt vist tõesti ei ole kehvad lood? Ei, pigem ei ole, lihtsalt ongi ladal pole nii palju jõudu, et võtab ratta maha ja saab minna kohe. Bemmi lihtsalt käib tühja. Muidu, mis kandimees ise oled, millega muidu tegeled? Ise ikka mustlast ja ehita ikka nagu tavaliselt kõik. Ega siin midagi paremat ei ole. Äge, ja täna mingid eesmärgid ka hooaja lõpus? Ei ole, tegelikult tahaks lihtsalt harjutada, sest sai Lätis käidud sõitmas siin rallikrossi esimene etapp ja kaasa tehtud ladaga, et sellest üldse hakkaski see pihta. Lihtsalt kodus vaadates rallikrossi Läti oma ja sealt see tuli. No kuule, tänuväärset asja teed mees, pane täiega täna. Oleme püüdnud kinni järjekordse sõitja Katrinat tunneme muidugi Corneri veergudel juba väga hästi, et aasta alguses siin ka intekaid tehtud. Ja rääkisime siin juba enne, et selline hooaja lõpp, et vahet pole, kuidas pidurid töötavad, kuidas asjad töötavad, aga kõige tähtsam, et fanniga peale. Just, et põhiline, et saab ikka sõidu lõpetada ja nautida seda, et otseselt praegu nagu seda sarja ma ei ole otsest lõpuni sõitnud, et see on selline nagu boonus, kui läheb hästi, siis on super. No eelmine kord sa olid üldse, ma saan aru, tuttava või sõbra autoga, nüüd siis enda omaga. Ja just, et sain natukene proovida, et seekord on mul nüüd see auto kokku pandud, et siis ta oli natukene sellises hoolduspausis. Aga nüüd jah, lähen oma autoga, et sõber saab ise sõita ka rahulikult. Esimesest sõidust teine koht esimeses poolfinaalis siis õigemini. Praegu tundub nagu selline võib rahule jääda, kuhugi ehituda? No praegu võib isegi väga rahule jääda, et start läks hästi ja Jokkeri ajastus kuidagi oli nii ideaalne, et õnnestus nagu täpselt mööda saada, et see oli väga pingeline, aga põnev. Hea tunne on. Üks asi, mis rallikõrsti sõitjate puldist alati on, et ma kujutan ette, et Jokker nagu 10-sse panna mingi selline spetsiifiline eriline rahulolu. Jaa, see on kõige parem tunne, et see on nagu, ütleme niimoodi, et sa saad ideaalselt selle sõidu ära teha, et teinekord see Jokker on täiesti määrav. Ja praegu oli ka nii, et mul tegelikult mehaanik oli seal raadiosides ja ütles, et nüüd on nüüd tegelikult hea mõte, aga et otsusta nüüd ise, kas sa tahad või ei taha. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma lähen ja vaatan, mis saab ja läks hästi. No nii, et see sponsorite tiimi töö peab ka olema paigas, siis
rääkides, et loomulikult ma saan aru, et su ratsu on ju tegelikult sul juba tükk aega olnud. ja see on üsna pikalt, et see ongi põhimõtteliselt minu esimene auto, et nüüd ongi nüüd küsimus, et võib-olla tuleb välja vahetada, et hakkab juba ka kere hakkab ära väsima. No siis annad talle sellised väärikad viimased starte veel? No praegu lasen nii kaua, kuni nii-öelda hoogu on, et vaatame, et talvel kindlasti võib-olla saab lumega ka veel sõita, aga vaatame jooksvalt. No hoost rääkides, et vist kui sa võistlusrajal ei ole, siis sa tegeled vist ka muuhulgas sellega, et vaadata, et inimesed liikluses liiga palju hoogu ei kasutaks. No seda juhtub ka, jah. Et ma saan aru, et siis vist täitsa huvi pärast, et millal sa Sisekaitseakadeemia lõpetasid? 2009. Nii et juba ikkagi korralik staaž? No ikka, jah. No väga meeldiv, et te oled ka siis näide sellest, et kiiresti võib sõita lihtsalt õiges kohas ringrajal. No just, et see ongi selle jaoks ju tegelikult mõeldud, et tänaval on ohtlik, aga siin on ju kõik kontrollitud tingimused ja nii-öelda maksimaalselt kõik antud selleks, et kui juhtubki õnnetus, siis on puurid, on turvavarustused, see ongi see koht selle jaoks. No selge ja sina kindlasti kuulud siia ka, nii et aitäh sulle ja edu sulle! Oleme leidnud siit crosscardi boksi juurest Sten Ivanovi ja Sten eelmisel etapil tegeles sellega, et karjus võistlejaid starti ja Sten, mis juhtus, et karjusid hääle ära, et nüüd pead crosscardiga startima ise hoopis? Ei, korra aastas tahaks ikka nagu etapi teha, et muidu ma olen jah siin kohtunikuna nii-öelda abis, et kuna mu see onu on siin üks omanikest, siis käin tal nagu nii-öelda abis. Et ühe korra aastas tahaks ikka adrenaliinipaugu kätte saada, et kui mul seal veemoto kõrvalt aega on vähegi, et siis tulen crosscardi peale sõitma. Nii, veemoto kõrvalt, et kohe huvitav asi, millest kinni võtta, et siis ma saan aru, et alaliselt tegeledki rohkem veemotoga. Just, alustasin tegelikult siit samast vana Raassina raja pealt 10-aastaselt autospordiga, siis kui oli 4 aastat juba tegelenud, siis üks veemotoklubi peatreener nii-öelda nägi mu potentsiaali ja kõike, siis tuli pakkus mulle veemotot. Ja nüüdseks ma olen siis 6 aastat juba veemotot sõitnud, et seal ma olen juba maailma 3. olnud, Euroopa 3., Balti meister ja kõik asjad. Ja no siis jah, sujuvalt autospordi pealt. Ühe korra sain onu crosskarti proovida, siis hakkas maitsema. Hakkasin seda siis nii-öelda üritama, et saaks endale ka ühe crosskardi, siis ostsin ja siis nüüd ma nii-öelda hobi korras olen vahepeal sõitnud paadi võrralt nii palju, kui koju aega on. See on selline debiilne ja natuke banaalne küsimus, aga kunagi ei saa kiusatusele vastu panna, et kas võtad crosscardi ja võtad veemoto, et kas mingi carry over on ka, mida sa saad ühelt alalt nagu teisele panna? No kindlasti adrenaliin, kuna crosskart on niivõrd kiire, et näiteks sellist adrekapauku ma autoga sõites ei saanud, kui ma alustasin või mitu aastat sõitsin, et siis kindlasti oli see vahe oli niivõrd suur, et mõtlesin, et okei, veemoto on nagu räigelt ägedam, sest on nii räige adrekapaugu saad sealt. Et kindlasti nagu, ei teagi, kindlasti olen palju nagu õppinud sealt just paadist nii-öelda igasuguseid ajasõidu mingeid nippe, kuidas kiiremini saada, kuidas mis nii-öelda paremini teha, et seal tippspordis on iseenesest see ajasõidud ja kõik see on nagu hästi oluline, nagu kui F1-s, et on see kvalifikatsioon on väga oluline, et stardipositsioon saada. Et kindlasti see ongi see kiiresti sõidu põhimõtted nii-öelda tulevad kõvasti sealt, et see andis mulle kõvasti juurde.
kas crosskardi veemoto kõrvalt muidu jääb aega mingiteks muudeks tegevusteks ka? ei no, käin koolis, ülikoolis ja ega väga rohkem ei olegi midagi, et kool ja trenn ja nii edasi. Ma saan aru, sa oled veel 20-aastane. Ja, praegu olen, homme olen 21. Ehk siis plaan on täna väike tore kink endale teha võib-olla? No tore oleks, et vaatame, aasta aega nüüd ei ole muidugi crosskardiga sõitud, et täpselt eile saime seal Juga Motorspordis saime ta valmis, et õhtul öösel jõudsin ta siia tuua ja nüüd oligi esimene 5 minutit, mis ma raja peal sain üle aasta aja, et eks näis. Eks näis ja oota, ma saan aru, see on sünnipäev siis hingede päeval. Just, hingede päev. Eks siis pane täna hingega. Aitäh sulle! Aitäh! Oleme siin päeva lõpus kinni püüdnud ka lõpuks ühe esindaja inimestest, kes kannavad tegelikult kogu seda maailma enda õlgadel, seda mootorispordi maailma ja värskelt mehaanikute sõidu kinni pannud Veiko Bomber. Veiko, kas rajale lähed niimoodi, siis mõtled, esiteks üldse, kas mehaanikule on mingit kasu sellest minna enda pilliga rajale? Ai, absoluutselt on kasu, siis sa tead näidata oma sellel põhisõitjale, et kui kiiresti tuleb sõita, et nüüd ta nägi seda ja nüüd ta teab, et ta peab nüüd hoogu koguma ise järgmine aasta ja paremini tegema. Ehk siis nagu see sõnum, et vaata, mis ma olen sulle kokku pannud. Absoluutselt, nii oligi, sellepärast ma läksingi, et näidata talle, mis siin toimub. No sinu puhul muidugi tegelikult nüüd selline circa vist 4 aastat on mehaaniku rolli peetud, aga enne seda oli ka päris palju tegelikult ikkagi sinna rooliasse. Jaa, ma isegi täpselt ei tea, kaua ma sõitsin, aga jah, esivedu Lada Samaraga sõitsin 5-6 aastat, et kätt on soja sõitud, aga nüüd on jah 4 aastat siuke paus olnud, ja siis Dominik, kellega me seda asja koos ajame siin, seda BMW RX3000, et siis tema ütles, et mine nüüd proovi, et sinu võimalus. Tulin, tegin ära. Kas tuli mingi väike pisik ka tagasi? No kui ma maha tulin pealt, siis ütlesin, vist on nüüd Bemmi vaja, jah. Et sellest lahti ju ei saa. Tuleb mingi selline korralik saavutus mehaanikuna meelde? Meil mingit siukest tegelikult väga mingit siukest asja polnud, aga oli siuke olukord meil Dominikuga, et ma olen tal spotter ka ja me olime Piiroja sõidul, kus oli olukord, et ta oli esimesel kohal ja teisel ringil läks ise Jokkerisse ja ta ütles, et talle kõrvaklapi keegi ütles, et Jokker ja minul polnud ju midagi käes, ma polnud talle veel midagi ütlen. Ja siis ta läks Jokkerisse esikohalt, tavaliselt esikohalt ei minda Jokkerisse teisel ringil. Mingi siuke olukord oli, kus nagu täiesti anomaalia, nagu oleks keegi sisse ütlenud, et mine . Ehk kõiki hääli peas ei pea usaldama. Absoluutselt, jah. Kui võtta kokku mehaaniku elukutset kui sellist, et võib-olla küsimus, mida väga palju ei küsita, et mis on mehaanikuks olemise puhul see selline kõige sellise elulises mõttes nagu põnevam, pinget tekitavam element? Kuule, kui ma sulle ausalt ütlen, siis ma pole tegelikult mingi mehaanik.
ma päriselt, ma olen rohkem spotter, mentor, lobiseme sellel teemal. Meil on 3 põlvkonda sõitnud, autokrossi isa sõitis veokaga, siis mina ja nüüd siis õepoeg Dominik, aga mehaanikust ma suurt midagi ei tea, et ma nõu ja jõuga, kui keegi käsib Bolti keerata, siis ma keeran, aga muidu ma rohkem lõugan ja lobisen. Selline korralik autokrossi dünastia, mis siis ulatub, ma saan aru, et täitsa nagu nõukaaega. Jaa, absoluutselt, jah, et isa sõitis 70ndate lõpus, et 51, et ja meil on autonumber ka, isa number, siis Dominiku vanaisa, et sama numbriga sõidame ka, et Algusest peale 87? Jah, algusest peale 87. Mul oli 111 millegi pärast, aga ma ei tea, mille pärast. Lihtsalt ilusad numbrid olid. Väga tuus, no siin sellise ägeda rahvaspordiürituse hooaja lõpus võib-olla siis meile täiesti nagu tundmatu territoorium siin corneris, et autokross kui selline on siis ikkagi võib-olla mingi selline stereotüüpne seisukoht on, et see ei ole liiga kaua olnud Eestis, aga tegelikult ikkagi väga pika traditsiooniga. Jaa, ta on tegelikult muidugi autokross veokatega juba, ma ei tea, 60ndades saadik tegelikult vist, Kalle Allik muidugi teab seda rohkem, aga ma arvan jah, et ta on ikka kaua. Sõideti ju nende autodega, millega nädala sees käidi tööl ja siis nädalavahetusel sõideti krossi. Sellised ajad olid. No ehk siis ilus rahvaspordi traditsioon elab siin edasi. Ja Veiko, ma saan siis aru, et nüüd sulle siis edu uueks aastaks Bemmi otsimisel. Ma Bemmi-vend tegelikult ei ole, mulle meeldivad Mercedes, et see on Bemmi-vend. Aga vaatame, mis saab. Ja kõige ägedam klubi on üldse tegelikult Tikker Motosport, nii et see kindlasti peale. Elagu Tikker Motosport! Elagu Tikker Motosport! Veiko, kui viimase hetke Bolt ei keera, spotteriks ei ole, roolis ei ole, millega muidu tegeled? No, naudin elu. Naudid elu ja seda on näha mees. Aitäh! Naudi edasi! tööl meie siin Tarvastu vallas ehitusspetsialistina ja eks Emmit aitas ka kogu aeg kaasa sellele seal vallas, et ühesõnaga leida siia üks koht, kus me saaks kogu aeg käis see maa otsimine, kus saaks selle asjaga nagu jätkata. Ja siis läbi erinevate keerkäikude jõudis siis siia Raassile, kus siis täna on siis see, kus me oleme.